kes saab mikrofoni võtta? Sa võitsid hääletada sinu poolt, ma saan aru. Väga hea. Mul tekkis teid vaadates selline küsimus, et te tantsite praegu platsil, mis on umbes 20 korda 13 meetrit. Kui tihti te tavaliselt harjutate nii suures platsis ja kas on erinev ka tantsida väikses saalis ja peegliga, ilma peeglita, et ühesõnaga kirjelda neid kogemusi erinevatest suurustest ja platsidest? Meie armas saal on kindlasti väiksem kui see plats. Nii suurel platsil me ei ole seda kava tantsinud. Täna oli muide esimest korda üldse 15 selle kavana. Esimest korda laval, teeme selle üle ka aplausi, see on alati uue kavale debüüt on eriline tunne. Aga ilma peeglita me oleme harjunud, sest me harjutame just ilma peeglita. Meil on peegel, aga me teeme peeglita, et oleks enda kindlam laval. Ja see on hea trikk, sest ma olen näinud neid tantse, mis esimest korda laval olen ilma peeglita ja siis on raske seda pigepunkti saada. Aga üldiselt, kui te olete grupina ja on nii palju suuremad vahemaad, kas te enne lepite kokku, kuhu te jõuate joonistega või te koha peal tunnetate üksteist? Ma arvan, et see on mõlema kombo. Laval on natukene spontaansuse kindlasti, aga ei ole midagi, millega me toime ei tuleks. Väga hea nägi välja igal juhul ja hästi sobis siuke mahe ja 9. Ja kohtunik 2 koreograafia. Charge 2, koreograafi 9. Imeline. Nii, aga siis kompositsioon, ehk siis see lavastus ja kompa kokku. Nii, charge 1. 9. Siin on peaaegu maksimumi ring ja charge 2 composition.